Mina olen Frets ja see on meie Motoburgi. Mina olen Fredi ja see on Motoburgi igapäevasõiduk. Mootoriks on siis vabalt hingav 1,6 liitrine bensiinimootor, võimsad 75 kilovatti pannakse maha läbi esisilla veo ja manuaalkäigukasti 5 käigu. Mis auto on? Auto on Škoda Octavia, teine generatsioon, aasta 2006. Varustus on suht maks. Varustustasemelt Elegance varustus. See sisaldab endas 4x L-aknad, käetugi ees, käetugi taga, topsi hoidjad, püsikiiruse hoidja, udutuled ees, kõlarid 8 tükki, kliimaseade 2-tsooniline, roolil on nupud, istmed, jep. Miks just Škoda? Škoda Octavia valisin sellepärast, et eelarve oli suht kitsas, olen päris hea juut ja sain hinnas päris heale kokkuleppele. Seda on odav parandada, seda oli odav osta, seda on odav hooldada, sellega on odav sõita. See on odav, see on Škodana. See on Eesti rahva auto, ma ütlen teile. Ja auto hinnaks on 1800 eurot. Super. Autot ostes käisin Force'ist läbi, väike silla detailide vahetus, puksid, kulunud 200 000 läbisõit Eesti ajalooga. Ja pärast seda on olnud murevaba sõit 10 000 kilomeetrit ainult tankinud. Ja Škodaga on mul eelnevalt ka kokkupuude olnud 3. generatsiooni Škoda Octaviaga ja ka Superbiga teatud põhjustel. Ütlen ausalt, saan aru, miks see rahva auto on. Škoda edu peitub selles, et ta on odav, ta on praktiline ja samas ta on suht heas varustuses. Kuule, ütleme nii, sõit on üllatavalt hea. Maantee peal veits on müra palju, seega rehvi valikul tasub hoolega mõelda. On päris hea. Natukene on siuke istud sisse ikka veits, saad aru, et 2006 aastas oled, aga samas, ma ei tea, püsikiirus hoidja stokis, väike ekraanike seal spidomeetri juures, auks pesa, saab kuulata oma mussi, nagu Bluetoothi pole, aga auksiga ikka saad, kui sul on auksi ots telefonil. Ja tegelikult on väga viisakas, ma ütleks. 3 enda pole mingit probleemi, jalaruumi palju, mina 1,93 m pikk vend istun ees ja minu taha mahub veel üks mina. Pluss pagass, ülisuur. Vaikne. Aga maanteel jääb ühest käigust puudu. Sõidad sotiga, siis on pöörded 3000 umbes. Topsi hoidjatega probleeme pole. Ees on, ütleme nii, 2,5 topsi hoidjad, sellepärast, et sinna mahub kas 2 tavalist kohvitopsi või 1 Red Bull sinna keskele näiteks või igasuguse asja veel. Ja siis uste sees on ka veel siuksed kohad, kuhu mahub normaalne veepudel ära, kui tahad. Selle auto panus Motoburgi on see, et põhimõtteliselt kõik oma Motoburgi sõidud teeme me selle autoga ja igapäevasõidud ka. Ja see on põhimõtteliselt ainus auto, mis meil Motoburgis on. Kuule hea, mida me heietame siin seda nürit juttu? Lähme paneme väiksed tiirud ja teeme väiksed kohvid ja ma ei tea, klatš kõik teine all ja tõmb minema. Kuhu sõidame? Ei näita, mis see auto võimeline on. Oota, siis ma pean esialgu kuula. Vedrustus on pehme ja sillad on vaiksed. Ma ütleks, et peaaegu on tegemist Mercedes S-klassiga. Boschi kojamehed on eeseks ja vaata, puhtaks kõik ilusasti. Ja nii kaitseta. Jälle väikest viisi lauluvend, aga loodame, et mingi copyright ei saa vaata. See Jaagup ära pullina. Istme soojendused
on olemas. Isegi ees 2 tükki. Tead, mitu astet on või? Kõvadel vendadel on 3, aga Škoda vendadel on 5. 5. Näed, rooli peal on nupud, need toimivad, aga raadio praegu ei tööta, siis ei toimi, sest raadio ei tööta. Kuuled või? Elektriauto põhimõtteliselt. Kuuled üldse midagi või? Ei kuule ju. Mida ma kuulma pean? Ei, no täpselt, Okei, räägime natuke asjalikku juttu ka. Multifunktsionaalne display, see on see, millest ma rääkisin. See on see 2006 aasta läbimurre, ma ütleks. Nagu jõhker. Seal on kogu info, mida vaja on nagu. Näitab hetke keskmist kütusekulu ja näitab nagu kütusekulu nagu kõik näitab ära vaata. Ma ütlen sulle, ma ostsin auto 1800 euro eest, et nagu teha igapäeva sõita, sest mul on nagu sõitmist palju pigem nagu ja motopurk ka nagu, kui on vaja meil ikka asju teha, siis ikka ilma autota nagu motovärki ei tee vaata nagu, mis motomaailmast me räägime, kui meil ei ole mootorit nagu isegi vaata. Siis ma mõtlesin, et ma ostan ühe tummis auto ikka, 1,675 kilovatti, vaata 5 käiku, manuaal ka, rallipill, ja olen rahul nagu sellega, siin on Škoda märk, käetugi väga mugaval kõrgusel ja lisaks sellele, et on mugaval kõrgusel, ta on ka regulitav, näed, tõmbasin ette poole, kui mul väga pikk käsi on, tõmban taha poole, kui tahan. Käetoe sees on laegas, see on jahutatav. Ka see laegas seal, see kinda laegas, saad oma kindad külmaks teha, kui tahad. Suvel võib-olla kannad või midagi, vaata, jahedad kindad käes, see on hea olla. Ma ei tea, 14 aastat vana, ei ole vana ka, vaata, ma ise vanem nagu. Püsikiirushoida, näed, laks, panin peale, vaata, kus mu jalad on, vaata, näed või? Näed jah? Näed jah. Vaat näed, püsikiirushoida nagu naksti, Praktiliselt on auto maks varustus, et ongi Xenon tuled ja parkimisandurid puudu ainult. Komfortsuuna tuled. Jumala mõnus, ülimõnus, Linnast välja, siis on nagu see värk, et jääb nagu puudu, 5 käiku on ikka vähe nagu ja siis annab tunda see 1,675 kilovatti. Ma ei tea, ma olen kõva vend, ma olen sõitnud 110-ga ka vaata nagu ja auto nagu terve, et ei lenda õhku. Kuidas sisuga on? Plastik? Kusjuures jah, ma ei tea, ütleme nii, et ega nagu sa ostad Škoda Octavia, sa ei saa eeldada, et sa saad mingi jõhker nahktuba ja värgid ja särgid, et nagu eks siin on seda plastikut, see on see klassikaline pehme plastiku, siuke nagu pehme, aga plastmass. Siuke kumm põhimõtteliselt võiks öelda selle kohta. Polegi kõige hullem tegelikult. Nagu ustel on siin natukene kaltsu pandud sisse, eks ju. Vaata, sul on ka see taga vist. Osad kohad isegi on tegelikult üllatav, näiteks siit see käigukasti tunnel, mis on. See on siin külje pealt kaetud riidega, mingi korraliku pehme materjaliga. See ei ole nagu, all on plastik, aga peal on nagu pehme. Istmed, külgtugi on päris hea, aga kann sõidab küll natuke minema tegelikult. Pagass on ikka meelete, nagu siuke pisika auto, aga pagassi pane terve oma elamine, kui tahad. Selle raha eest, mis ma siin selle ostsin, ma ei tea. Mis auto see rigiseb? Jopa küll. Laegastest, nagu ma ütlen, puudu ei tule, laekaid on meeletult lihtsalt. Siin ja kinni ka, et käbe. Ja siis on seal ja siin on need prillid ja nagu sellega probleemi ei ole. Aga mida ma ikka siin jauran, mis ma ikka tead? Ma lasen venna rooli, kes pole siukses autos kunagi istunud, et nagu saab kohe nagu ikka siukse erapooletu arvamuse, nagu, et mis tema arvab siis sellest. Kuidas on siis? Oota, ma hakkan sõitma. Ja sa oled sõitnud ka juba siin pargi siia. Jah, siia, ära rohkem mine. No võt, kuidas oli? Päris hea. Nagu Škoda ikka. Jep, eks ta on rahvaauto ja nii ongi. Aga võt, selline ta sai. Mina olen Prets ja see on minu Škoda. Tšau.